stuudios on Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. Tere õhtust! Tere õhtust! Alles see oli, ma mäletan, aasta oli 1996-97, korteriühistud, see oli niivõrd uus termin, aga samas ka moesõna, juba 19. foorum. Aeg lendab. 19. foorum ja liidu asutamisest 20 aastat, juubeliaasta, nii et aastad on läinud nagu lennates, nagu sobib nagu öelda. No kui tugevatel jalgadel täna korteriühistud üle Eesti seisavad? No võib öelda, et korteriühistu liikumine seisab ikka täna väga tugevatel jalgadel, et kui tõesti 90ndate alguses oli korteriühistu uus majandamisvorm ja olid nagu ülemineku ja raskused, siis täna ikkagi majas, kus on toimiv korteriühistu, on see korteriühistu majandamine reeglina hästi korraldatud, ühistud on väga innovatiivselt mõtlevad, paljud on ette võtnud renoveerimise, paljud mõtlevad renoveerimisega soovides ära kasutada siis riigi KredExi tuge erinevaid Tallinna linna toetusmeetmeid, nii et korteriühistud on täna täiesti toimiv ühiskonna osa ja ühistu esimees on igati lugupeetud ja austatud amet oma majas. Kas on veel mõningaid väikelinnu või aleveid kohti, kus korteriühistut ei ole, inimesed sõdivad selle loomisele vastu? On tegelikult üle Eesti päris palju ka neid näiteid, kus korteriühistud ei ole veel ka täna 20 aastat hiljem nagu tekkinud, aga siinkohal tasub ära märkida ka muutuvat seadusandlust, milles me ka täna foorumil rääkisime, ehk 1. jaanuaril 2018 jõustub uus korteriomandi ja korteriühistu seadus, mis sätestab selle, et kõik need majad, mis ei ole täna veel ühistut suutnud endale luua, muutuvad seaduse alusel korteriühistuteks. See oli ka see üks fookus, millele me täna kehtestasime, millele me täna keskendusime, et ehk nagu teavitada inimesi, teavitada ühistuid eesseisvatest muudatustest ning alustada seda teavetegevust nagu varem. Muidu on nagu tavaliselt eestlastel ikka, et hops, 6 aja pärast on seadus ja midagi väga oluliselt muutub ja tegelikult see on nii-öelda hõlmav seadus, mis puudutab tegelikult kõiki eestimaalasi. Ehk nagu midagi muutub nende elukorralduses või midagi nad peavad nagu ette võtma. Et see on üks fookus, millest me ka täna foorumil rääkisime. No, rääkisite kortermajade amortiseerumisest tulenevatest ohtudest. Millised siis need on? No meil väga hea ettekande tänasel foorumil tegi emeriitprofessor Karl Õiger, kes juhtis tähelepanu just teatavate majatüüpide konstruktsioonilistele võimalikele tekkida võivatele vigadele, eelkõige nii-öelda kinnitatud rõdupaneelidele, nende ohtlikkusele. Me teame mõnda õnnetut näidet siin ka Lasnamäel, kus need nii-öelda mitmetonnised rõduplokid on alla kukkunud ja tema hinnangul selle nii-öelda võimalike õnnetuste vältimiseks peaks koostöös siis Tehnilise Järelevalve Ametiga nagu seda tüüpi majadele kindlasti tegema ekspertiisi ja kindlasti renoveerimise käigus need seda tüüpi rõdupaneelid proovima välja vahetada või siis kapitaalselt rekonstrueerima. Et ikkagi nagu üldine olukord meie nii-öelda ka nõukogude ajal ehitatud elamufondile on rahuldav, et seda kannatab ja lausa peabki nagu renoveerima, et teda muuta kaasaegsemaks, aga need ohud just teatavate majatüüpide puhul, eriti rõdude osas, on täiesti olemas. Milliste probleemidega veel korteriühistud tänases päevas kokku puutuvad? No, foorumil me käsitlesime mitmeid erinevaid teemasid. Üks on see, et koostöös siis audiitorkoguga hakkab valmima ja novembri alguses tuleb ka välja uus nii-öelda revisjoni juhend, revisjoni läbiviimise juhend mittetulundusühingutele ja sealhulgas ka korteriühistutele. Seda oleks oluline ühistutel teada ja sealt võib-olla võtta endale nii-öelda näidismaterjaliks. Teisalt peatusime ka korterite juurdepääsetavusele. Ehk on ju meie hulgas ka inimesi, kes elavad korrusmajas ja kes teatava puude tõttu ei pääse oma korterist, isegi äärmused näited isegi välja ja et kuidas oleks võimalik tagada nende probleemide parem lahendamine. Siin Sotsiaalministeeriumil on vastav projekt täna ettevalmistamisel, mis peaks neid inimesi aitama, ehk siis kuni 2000 inimesele siis vastava juurdepääsetavuse tagamised. Sellised olulised teemad. KredEx andis ülevaate hetke renoveerimise hetkeseisust, ehk kui
kui algselt on täna turul meil ju 102 miljonit toetusraha kuni 40% toetuseks renoveerimiseks, siis kogu see ettevalmistus võtab ühistutel aega aasta, poolteist, kohati isegi 2. Et täna on juba kolmandik sellest rahast toetustena välja antud ja see protsess kogub hoogu, nii et ka sõnum tänasel foorumil oli, et ühistud, kes mõtlevad oma maja renoveerimise peale, ikkagi forsseeriksid oma tegevust, et seda riigi toetust võimalikult palju nagu ära kasutada. Kas see on linnalegend või on tõesti tõsi taga? Rahvas ikka armastab rääkida, et raamatupidaja laiutab käsi, raha pole, midagi teha ei saa. Majaelanikud küsivad, aga kuhu raha kaob? Kuhu siis need rahad kaovad? Kas sullerdatakse ka korteriühistutes? No ütleme, korteriühistute liidu praktikas nagu neid kaasusid väga palju ei ole, ütleme ausalt, et pigem on ta selline linnalegend, et a la näiteks, et ühistu esimees ostis uue mütsi ja kindlasti kaotustatakse, et see on ühistu rahade eest, aga see on kuidagi võib-olla inimloomusele omane, aga selliseid tõsiseid kaasusi, kus oleks nii-öelda sullerdatud korteriühistu rahadega ei ole ja ütleme... Aga võib öelda, et usaldanud kontrolli? Usaldanud kontrolli absoluutselt ja ühistu on selline väike demokraatlik mehhanism, kus tegelikult sellised petturid suhteliselt kiiresti nagu paljastuvad ja suhteliselt kiiresti ka sisedemokraatiaga maha valitakse, et sellist nagu massilist tausta ei ole, et pigem need linnajutud ühe või teise kaasuse puhul on suuremad kui... Aga kui korteriühistu esimeest lontuan ei viitsi midagi teha, siis tuleb piitsa anda. Ega lontut ei valita ühistu juhiks. Ühistu juht on ikkagi see inimene, kes on pälvinud nii-öelda majaelanike usalduse, et täna need ühistu juhid, kes olid saalis ja foorumil, on ikkagi aastad seda tööd teinud ja nagu ma ka täna oma sõnavõtus ütlesin, et korteriühistu juht on tänapäeval nagu linnaühiskonna külavanem, kellel on lisaks sellele, et ta teeb ka oma nii-öelda majatööd, tal on ka tegelikult peab olema kohalike majaelanike autoriteet. Ta peab lahendama teatud küsimusi, nii et lontu kindlasti ühistu esimeheks ei saa või siis kui korraks saab, siis ta seal väga kaua ei püsi. Nii et selles mõttes on see ühistu juhi amet ikkagi väärikas ja väärtustatud täna ja ütleme sellised kahtlased tegemised on pigem rohkem linnalegend kui reaalsus ja võib-olla tõesti mõnel äärmisel halval juhul on see ka juhtunud, aga siis on need rikkumised kiiresti avastatud ja kõrvaldatud. Suur tänu selle intervjuu eest, Andres Jaadla ja korteriühisutest, ma arvan, et me räägime tulevikus veel kindlasti. Usun küll.